No nii, tervist kõikidele teile, kes te olete siin meil vingesse Unibeti Arena Ironman Tallinna Expole tulnud. Meie täna nüüd siin programmiliselt jätkame väikese pressikonverentsiga, kus me saame arutada natukene meie vahvat Ironmani ja seda ka riigi vaatest ja loomulikult tuleb ka lavale meie enda peakorraldaja. Aga pärast seda saame minna juba edasi siis ka pro-paneeliga. So, my friends, all of you who are gathered here to this awesome expo that we have here, just for you to know, we're gonna now follow up with a little press conference with our race director and also with Raido, who is from the Minister of Culture. And then we're gonna follow up with the pro race conference, and that's gonna be in English, but now we're gonna continue in Estonian, so hopefully you know Estonian and you can listen to us. Palun lavale Ain-Alar Johansoni, meie võistluste peakorraldaja ja Raido Mitte, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, palun siia lavale, et saaks pisut juttu rääkida ikkagi sellest, mis meil siin ees ootab ja kui suur sündmus see tegelikult ikkagi meil on. Meil on tore tervitada ka siis Delfist, meil on Delfi live broadcast ja ma loodan, et seal on palju inimesi, kes samamoodi on uudistanud ja uudistavad, mis asi see Ironman on. Kui isegi võib-olla ei ole senimaani siia veel jõudnud, siis ma väga loodan, et nädalavahetus on meil pikk ja seate oma sammud siia. Aga Ain, räägi mulle, ma olen aru saanud, et rekordid on meil purustatud igat pidi. Mis meil siin nüüd ees ootab ja kui palju ikkagi meil neid sportlasi ja pealtvaatajaid ja kõiki kaasalajaid siia oodata on? Aitäh, Ergo, ja aitäh, Raido, siia tulemast. Meil on tõesti hea meel tõdeda, et 10 aastat sündmuse ülesehitamist, tutvustamist maailmas on jõudnud sinnamaani, kus meil homme on stardis üle 1900 Ironmani osaleja, mida on rohkem kui 600, rohkem kui kunagi ennem meil olnud on. Ja pühapäevases stardis on siis 1850 individuaali, 150 tiimi ja 22 profi, ehk siis kokku 2300 inimest, kes võtab selle tee ette. Et meil on nädalavahetusega juba Ironmani startides kokku 4300 inimest ja see on päris märkimisväärne, kui arvestada seda, et nendest 3200 on rahvusvahelised külalised, kes igaüks 2 külalist või kaaslast kaasa võtab, siis arvestades eelmiste aastate niisugust majandusmõju infot, mis meil on või statistikat, et 2 kaaslast 5 ööd ööbitakse siin, siis ma usun, et see majandusmõju peaks väga märkimisväärselt ületama seda, mida me ennem on olnud, nii et ta jõuab sinna tõenäoliselt 15 miljoni juurde. Et suured numbrid, meil on väga tänulikud kõigi korraldajate, ennekõike Kultuuriministeeriumine ja Eesti riigile ja Tallinna linnale, kes juba alates 2018 aasta on meid toetanud ja uskunud meisse ja see meede, mis Kultuuriministeeriumil on suursündmuste toetamiseks, ilma selleta meid ei oleks siin. Et see on lihtsalt eluliselt oluline ja on rõõm, et see on juba nii pikalt kestnud. Raido, räägi, ma usun, et sa oled ka juba ikkagi näinud neid rattureid päris palju siin linnas sõitmas. Kas nüüd, kus meil on Ironman niivõrd palju aastaid juba toimunud, kogu see Ironman Tallinna ja Ironman 70.3 Tallinna nädalavahetus, siis et kas on tekkinud ka juba harjumus, et selline suur sündmus ikkagi ka Kultuuriministeeriumi vaatelt ja riigi vaatelt igat pidi tulemas on ja see on selline sündmus, milleta enam ei oskakski ette kujutada seda spordiskeenet meil siin Eestis? Aitäh kutsumast ja ma võib-olla alustuseks tegelikult tahaksin tänada ja tunnustada nii Ironmani korraldajaid kui ka tegelikult üldse Eesti rahvusvaheliste ürituste korraldajaid, et tehakse tõesti väga head, väga kvaliteetset tööd, tehakse seda järjepidevalt, ei korraldata üritusi, enamus üritusi ei korraldata nii-öelda üheaastaselt, vaid vaadatakse pikka vaadet ja tehakse seda järjepidevalt, ja sellest tulenevalt ka vastus sinu küsimusele, et see on kuidagi mõnes mõttes saanud loomulikuks, et alati on see sündmus kalendris augustikuus ja see järjepidevus, see kvaliteetsus, eks see seab meile ka mõnes mõttes nõudmised, kuna võistlus ju kasvab, osalejate hulk kasvab, nõuded kasvavad, toetussumma tihtipeale selliste ürituste puhul kasvab, et see tähendab, et ka meie peame nii-öelda oma asjad üle vaatama, tegema teatud otsuseid, aga see koostöö on olnud väga hea, see koostöö on olnud hea ka teiste korraldajatega ja selle üle on tõesti suur rõõm.
mis see riiklik perspektiiv ja pikk vaade üldse sellistele suursündmustele on ja kas meil on ruumi veel erinevateks sellisteks suursündmusteks või meil on juba piir on täis ja neid suursündmusi on juba piisavalt või kuidas sa näed, et kuidas see meie nagu nii-öelda spordisündmuste selline üldine seis hetkel on ja kuhu see Eesti spordiürituskorraldus hetkel üldse tüürib riigi vaatest just? Loomulikult on ruumi, et tegemist on, nagu Ain juba mainis ka, et ühest küljest me toetame majandusliku mõjuga üritusi, mis on nii-öelda eelarveneutraalsed, et selles osas ju see on riigile puhas tulu, et seal ei tohiks ju nii-öelda piiri ees olla, et teisest küljest spordi ja ka kultuurisündmused tegelikult moodustavad viiendiku, kui mitte tänaseks juba rohkem kogu turismirändest, et see on ka selles mõttes majandusministeeriumile väga oluline osa, et see ei ole ainult spordivaldkond, see ei ole ainult kultuurivaldkond, see on ka Eesti riigi majandusliku nii-öelda siis jätkusuutlikkuse tegelikult väga oluline osa, et ja kui me saame sinna panustada, teha seda kas või rahaliselt eelarve mahte tõstes, siis loomulikult, et ma ei ütleks, et siin piiri ees, et pigem on see logistiline küsimus, et teatud ürituste puhul on võib-olla Eesti logistika, Eesti taristu mingil hetkel ei tule järgi, et siis peab leidma nagu muid lahendusi või vaatama seda natukene pikemas perspektiivis, Kas need logistilised lahendused, mis sa mainisid, nagu me teame, siis tõesti, eks nii, meil on siin 97 erinevat riiki ja loomulikult erinevad väljakutsed kõikidel igalühel on, et siia nagu tulla, aga samas, kas on riigi vaates ka see, et nende logistiliste muredega on ka näha mingeid lahendusi, kas nendega tegeletakse, mis see suund selles osas on, et tuuagi veelgi rohkem neid välismaalasi? 97 riiki on muidugi muljet avaldav, et see on tõesti väga, väga suur number, et aga eks neid väljakutseid on mitmeid, et ma juba kuulsin siin enne ka, et on lendudega probleeme, et me teame, et need lennograafikud Eestisse ja Eestis tihtipeale ei ole võib-olla meile soodsad, et see on kindlasti see, mida meie saame kas või, kui see osutub probleemiks, me ka tulevikus me saame seda ka teiste ministeeriumide kaudu lahendada, ja täna meil on veel üks teema laual, et eks neid pudelikaelu on, aga ma usun, et on ka lahendused võimalikud. Õnneks olles siin rääkinud paljude rahvusvaheliste osalejatega, et kui nad lõpuks siia ilusasti jõudsid, siis on vaid au ja kiitus kogu Eesti riigile, Tallinna linnale ja loomulikult korraldajatele, sellepärast et ma tean, et nii mõnigi neist oli juba tulnud esmaspäeval või pühapäeval, käinud ära ka juba Lõuna-Eestis seal erinevates taludes. Ma tean, et kuskil oli lausa avatud talupäev, puhtalt seal mitmegi välismaise Ironmani jaoks avatud. Nii et igatpidi on tore näha, et see selline rahvusvaheline seltskond, et see ei jää ainult Tallinnasse, vaid ta tegelikult valgub ikkagi üle kogu Eesti. See on see, mida me mõõta paraku ei saa, et me küll mõõdame seda otsest majanduslikku mõju, majanduslikku kasu, aga see, kas need inimesed, need osalejad, need, kes tulevad osalejatega kaasa, kas nad on siin varem käinud, kas nad tulevad siia ka pärast ürituse toimumist tagasi, ka lihtsalt turismireisile, et seda me ju mõõta ei saa, aga see mõju on kindlasti ka olemas ja see on, ma arvan, ka üsna märkimisväärne. Ain, sa kindlasti tead, mis see protsent on, kui palju osalejaid tagasi tulevad uuesti siia sündmusele? No ma praegult selle aasta numbrid ei tea, aga üldjuhul see jääb siuke 30% juurde. Ütleme nii, et Ironmani osaleja on siuke ideaalne sporditurist. Ta otsib, nagu me näeme, 97 riiki, siis nad otsivad endale uusi väljakutseid, kuhu oma perega minna, sest üldjuhul Ironmanile treenitakse aasta otsa. See treenimine võtab omajagu siukest sotsiaalset aega oma perest ja siis perele pakutakse välja see auhind, et me lähme nüüd võistlema näiteks Tallinnasse või kuhugi mujale ja seeläbi nad käivadki ringi ratast. Aga on ka niisugused, kes see 30%, kes on nagu tõsised fännid, kes käivadki nendel võistlustel, mis neile väga-väga meeldivad ja samamoodi ka Eesti inimesed, et selles mõttes ta on nagu siuke sõbralik ringlus ja täna on Ironman võistlused väga heas nii-öelda müügi mõistes nagu väga heas seisus. Kui me võtame siin eelmine nädalavahetus oli Kalmari Ironman ja järgmise aasta võistlus müüdi välja 1 tunniga. Ehk et sisuliselt tund aega tehti võistlus lahti, registreerimine, tunni aega oli see 3000 inimest kirjas. Et sükest asja Ironmanil pole ajaloosist väga palju olnudki ja nii on tegelikult Kesk-Euroopa võistlused teisedki, kes hästi välja müüvad. Ehk et see tung Ironman võistlusele osaleda
on järjest kasvanud ja me tunneme seda täna tegelikult ka siin, et osalejate numbrid on suured ja tõenäoliselt järgmine aasta võiks siis midagi sarnast olla. Puudutan ka seda, et Raido kiitis ka Aini ja tema tiimi ja nagu me teame, siis Ain on meil see suur eestvedaja, aga tegelikult meil on siin ka metsik tiim taga, kes on aastatega kasvanud ja kasvanud. Räägi natuke, kui palju üldse on seotud seda tugitiimi, kui palju meil on vabatahtlikke, mis see taust sellel Ironmanil on? No tegelikult sa tead ise omast käest ju ka meie tiimist pärit, et meil on aasta ringi toimetab selle sündmuse heaolu nimel 8 inimest. Meil on lisaks sellele 105-liikmeline tiimliiderite seltskond, kes juhivad mingit teatud valdkonda. Nendel omakorda all on üle 900 vabatahtlikku. Meil sel aastal on vabatahtlike rekord, me panime registreerimise lukku, oli 940 vabatahtlikku, kui ma ei eksi. Ja me lihtsalt rohkem ei võtnud, sest meil lihtsalt ei olnud nagu ühelt poolt arvestanud sellega, sest me igale vabatahtlikule otse loomulikult anname süüa, meene ja me tahame oma vabatahtlikest hoolitseda, sest ta on pereliige. Ja kui me võtame juurde veel näiteks teenusepartnerid, pakkujad, siis liiklusreguleerijaid, mida on 350 pluss on ju, pluss siis veel muud teenusepakkujad, siis suurusjärgus 1500 inimest toimetab nädal aega selle nimel, et see võistlus saaks toimuda. No metsik. Ütlen niimoodi, et kuna me jätkame siin kohe pro-paneeliga, siis mul on üks viimane kohustuslik küsimus, mida ma alati küsin meie külaliste käest ja mitte Aini käest, vaid ikkagi meie tähtsate nii linna kui riigi esindajate käest, et kunas, Raido, ma siis sind ka Ironmani rajal näen? Ma olen ausalt öeldes ühe triatloni teinud, küll väikestel distantsidel ajateenistuses olles aastal 2012. Pärast seda olen Ironmani tiimi teinud mitu korda. Aga midagi lubada ei saa, et mul on palju sõpru, kes triatloni teevad ja eks ikka on aega jutuks olnud, aga tänase seisuga veel ei ole plaani võtnud, aga mine sa tea. Ei, ega see küsimus, see jääbki iga aastast aastasse ja ükskord ma need lubadused siin ka kätte saan. Aitäh teile, Raido ja Ain. Ma väga loodan, et nagu ma alguses mainisin, siis kõik, kes te olete siin meie ekraani taga, tulete ka kaasa elama, sellepärast, et need kõik, nii Ironmani kui Ironman 70.3 Tallinna osalejad väärivad ja tahavad teie kaasaelamist. Ja loomulikult meie siis laupäeva õhtune kangelastund kella 12, kella 1 öösel, kui me näeme neid kõige suuremaid Ironmani, kõige pikemalt rajal olnuid, ja nemad tulevad, finišeerivad, meil on tiim väljas ja me võtame need kõik viimseni vastu ja ma loodan tõesti teid kõiki siin näha. But now we're gonna follow up with the pro press conference to see what our top athletes gonna think about our race and how well they are prepared. Thank you.